Need ka vist korraks pärast olla. Kallis taeva, Isa, me tuleme sinu ette ja Isa, me täname sind selle koosoleku eest. Isa, ma tänan, et sa puudutad iga inimest, kes siia on tulnud ja Isa, palun, ma tänan, et see tekst on siin jälle üleval, et seiske tundke, et mina olen Jumal. Isa, ma tänan, et sina oled Jumal siin paigas ja sellepärast me siin oleme ja seisame sinu palge ees, sest me tahame sind tundma. Isa, tõesti, et see on väga oluline tunda sind. Siin maailmas me elame, me tunneme palju asju, me tunneme erinevad tundeid teiste inimeste vastu või olgu need positiivsed või negatiivsed, aga me tahame sind tundma õppida ja tunda sind siin paigas. See on paik, kus pühitsetud sinu jaoks, kus sinu nimi on üles tõstetud ja kõrges kiidetud ja me tahame tõesti seda Jeesust tunda, kes on meid päästnud ja kes on meid kõnetanud ja kes on kutsunud igat inimest. Igaüks oleme omast kohast tulnud ja sa oled meid kutsunud, me oleme tänulikud selle eest. Isa, ma tänan sind, et sa teed seda tööd, mis oled alustanud ja viid selle lõpuni me igaühe elus. Õnnista igat inimest, kes on tulnud, õnnista mind, aita mul jagada seda edasi, mis sa oled mu südamesse pannud ja aita neil, kes seda kuulevad vastu võtta. Ja ma tänan, et püha vaim on siin ja liigub, et puudutab inimeste elusid. Püha vaim on ka minu üle, et täita mind ja kasutada mind Jeesuse austuseks, mitte minu esinemiseks, vaid et Jeesuse austamiseks, et Jeesuse nimi saaks suureks, et mina kahaneks ja Jeesus suureneks. Ja seda meie kõigi eludes, et meie peame kahanema ja sina, Jeesus, pead saama suureks meie elus. Sest see maailm ajab Jeesust näha ja kogeda ja meie läbi. Jeesuse nimel ma tänan sind. Amen. Kiitus Jumalale, tervitusi ka, et ma tegelikult alustuseks, enne kui ma selle teema peale lähen, mul on üks kirjakoht, mul lihtsalt südames oli seda teile öelda. Üks Luuka evangeeliumist, et kus Jeesus ütleb Siimonale, 22 peatükki, salm 31. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Et see on saatana üks eesmärk, mina ka kogen seda sõelumist. Tegelikult juba kui ma üldse tulin usule, üks sõelumine hakkas pihta. Ja ma arvan, et ega sina oled ka mingil määral kogenud seda. No võib-olla mõni vähem, mõni rohkem. Aga nagu me kuulsime, siis ta ütles seda mitte ainult Peetrusele. Ta ütles, et saatan on väga teid püüdnud sõeluda. Ehk siis nende üngrite vahel olid mingisugused õrdumised või sellised lahkavaramused ja me saame aru, et ta tahab lahutada inimesi. Sõelumise puhul toimub lahutamine, toimub nii-öelda eraldumine. Ma ei tea, kui mina olen kõige tänapäeval nisu ja eriti ei sõelu, aga me ei tea seda, aga liiva on sõelutud näiteks, siis tahetakse peenet liiva, siis pannakse võrgu peale ja siis sõelutakse, et see kergem osa langeks maha ja siis need suuremad tükid eraldatakse. Saatan niimoodi eraldab inimesi. Tahab kogudustest inimesi ära sõeluda ja mitte ainult kogudusest, see on võib-olla väiksem probleem, usust Jumalasse. Tahab, et siin sõeludaks, et sa hakkaks uskuma, et sa hakkaksid kahtlema, et sa kõhklema ja selline sõelumine käib tegelikult kogu aeg ja ma olen juba 30, varsti saab 35 aastat käin usus ja ma ei saa aru, millal see ükskord see jama lõpeb. Kogu aeg käib selline sõelumine, mul on ka mõnikord väga raske sellised võitlusi olnud. Ja siis ma saan aru, et sõelumine käib ja ta väga püüab sõeluda. Aga mis ütles Jeesus, aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et see usk ei lõpeks. Et see Jeesus palvetab meie eest, et sinu usk ei lõpeks ära, et see on väga oluline. Et meil on toetaja, ainult et sa pead uskuma sellesse. Pane tähele, et Jeesus ei paletanud, et see sõelumine ükskord lõpeks. Ta ei paletanud seda. Ta paletas, et sinu usk ära ei lõpeks. Ta hoolitseb selle eest. Ja siis ta ütleb, et aga kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Et sa näed, et ega siin ilmas kerge sa olema. Võib-olla see sõelumine jätkub veel, mis iganes ees võib oodata, aga see raske hetk on. Aga me peame selle
selle tulemusena midagi juhtub meie elus, me saame kinnitada teisi. Aga siis see teema, mis meil täna on antud, et on siis see koht, et kus on nii-öelda kuldne reegel. Ma loen selle kirakoha, see on siis Matteuse evangeeliumi 7. peatükist ja 12 salm. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seaduse prohvetid. Et väga selline üllas kirakoht piiblist ja mida Jeesus õpetas, see on väga eriline, et see esitab tegelikult meile suuri väljakutseid, kuidas teisi inimesi aidata ja kuidas neid teenida, kuidas neid armastada. Ja see on nagu kuldne reegel tuli sellest, et 3. sajandil keiser Aleksander Severus kirjutas selle piibli teksti oma kuldsete tähtedega oma seinale. See oli nii oluline. Et tee teisele, mida sa tahad, et sulle tehtaks. See ongi seaduse prohvetid. Kuigi ta on selline hea kirakoht, ometi ei ole see, kuigi arvatakse, et see on nagu piibli põhisõnum, aga see ei ole piibli põhisõnum, paraku. Ilus, üllas, seda imetlevad tegelikult isegi teiste religioonide esindajad, me teame, et tegelikult see ei olegi Jeesuse algne. Jeesus ei mõelnud võib-olla seda otseselt välja, seda hiinlane Konfutsi või kes ta oli. Tema ütles, et ära tee teisele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. See on sarnane sellele, aga paraku ta ei ole päris sarnane. Et seal öeldakse siis niimoodi, et ära tee kurja teisele. Aga Jeesus andis selle parema mõtte sellele, et tee teisele, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Aga see ei võta samuti ikkagi kokku kogu Jumala sõnumit. See ei ole Jumala eesmärk, et inimesed, ütleme, Jumala sõnum inimkonnale ei ole ainult see, et sa peaksid üksteist, muidugi see on väga oluline salm, et sa peaksid üksteist armastama ja tegema teisele head. Et piibli sõnum on siiski, see on tegelikult kokkuvõte sellest seadusest ja nendest prohvetitest, ütleb, siin ongi, see ongi seadus ja prohvetit, et see on kõik see, mis on Jumal seadnud. Aga Jumala eesmärk ei ole ainult seadusi tuua siin ilma ja Jumala eesmärk ei ole, kuidas siin hakkama saada siin ilmas. Vaid see põhisõnum ikkagi on Jeesus Kristus, mida nagu me näeme, et tegelikult inimesed ei saa hakkama selle teistele hea tegemisega. Tegema nii, nagu sa tahad, et sulle tehtaks. Aga me näeme, mis siin ilmas toimub, eks. Et väga raske on seda teha. Inimestele, me elame keskkonnas, kus meie enda sees on halvad soovid ja tahtmised ja me ei suuda seda teha sageli. Aga siis see põhisõnum ei ole mitte see, mida me siin lugesime, vaid tegelikult see, et Jeesus on see, kes lunastab ja päästab oma rahva nende pattudest. Et see eesmärk on, mis Jumala eesmärk oli, see, et ta valmistab meile teed taevasse. Ja Jumala arm on see, mis on meid teinud kõlblikuks ja võimeliseks teenima seda uut lepingut. Ja tähtsam sõnum Jumala sõnas on ikkagi see lunastus, Jeesuse lunastus. Et mitte see, kuidas elada kõige paremini oma ligimestega, kuigi see on väga oluline. Sellest sõltub, milline sinu elu on siin maa peal, kus sa saad omale palju vaenlasi või sa saad palju sõpru omale. Aga see ei ole see sõnum tegelikult, vaid eelkõige on see tähtsam sõnum on see Jeesuse lunastus. Tema on meie päästja. Ja samuti siis Jeesus ütles, et selle mõte on, et olge teie aktiivsed, tehke head, olge algatajad ja tehke seda esimesena. Ja see kirakoht ütleb seda, kui me mõtleme, siis Jeesus, kui ta õpetas, see oli mäejutlus, seal ta rääkis eelnevalt väga palju asju. Ta ütleb, vanas tõlkes ütleb, et sellepärast on see eelnevalt see sõna, sellepärast tehke
et tähendab, ongi see, et eelnevalt on see reegel, et sellepärast kõike, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Aga mis see tähendab siis sellepärast? See tähendab kõik seda eelnevat, mida Jeesus rääkis. Mis see eelnev oli, mis Jeesus ennem rääkis? See on see, mis tegelikult eelmisel koosolekul Gunnar rääkis. Et kõik see, mis Jeesus rääkis, et ärge mõistke kohut oma ligimise üle. Et ta ütles samuti, et palvetage ja teile vastatakse. Koputage ja teile avatakse. Küsige, teile antakse, et sellele eelnes kõik need, mis seal on eelnevad öeldud. Ja üks asi, mis ta veel ütles, et armastage oma vaenlasi. See on see, mida Jeesus ütles. Armastage oma vaenlasi. Et tee oma vaenlasele, mida sa tahad, et sinule tehtaks. No on see lihtne teha või? Ei ole lihtne teha. Sa ei saa, sul on väga raske oma vaenlast, kui ma mõtlen, kui sa mõtled päris, võib-olla me ei olegi enamus kogenud seda vaenlast, meil ei ole veel sõda siin. Võib-olla sul on mõnel inimesel on selline raske inimene, kellega sul on raske suhelda, et tegelikult Jeesus, ma arvan, et see sõelumise teema, mis oli, kus jüngrid oma vahel sõelusid, või siis nende mõttemaailmas käis selline kahtlus, kas Jeesus on ikka see Jumala poeg või nii. Et selline sõelumine käib tegelikult iga elus, ka nende elus ja see takistabki seda nagu võtta vastu seda kuldset reeglilt või nii-öelda, et elada selle järgi. Et eks see ongi nagu üks väljakutse. Ehk siis sellepärast ongi vaja palvetada, kui Jeesus ütles, et palvetage ja siis teile antakse. Mida palvetada? Vaata, me tee teisele seda, mis sa tahad, et sulle tehtaks. Et mina olen aru saanud, et ega inimene ei saa ise ka aru, mis ta tahab tegelikult. Jeesuse jüngrid tahtsid head positsiooni taevariigis. Kas siis ma peaks nagu seda talle andma või paljud inimesed tahavad patuseid asju. Paljud tahavad vaenlasele kätte maksta. No kas ma siis peaks nagu teda niimoodi aitama? Et me saame aru, et meil on väga palju probleeme. Me ei saa lähtuda kõigest, mida inimesed tahavad. Sellepärast inimesed ei tea ise ka, mida nad tahavad. Jeesus ütles ristil olles, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja ma arvan, see tähendab seda, et nad ei tea, mida nad tahavad. Meie tahtmine on siin maailmas rikutud. Me tahame pahasi asju sageli. Mõned tahavad abielu rikkuda. Ja seda me näeme, mis siin ilma väga palju toimub sellist asja. Palju muid asju halba tehakse. Ja selleks ongi vaja paluda Jumala käest, et sa tahaksid õigeid asju. Et sa tahaksid oma ligimeesele teha seda, mis ta tegelikult, ta ei tea isegi, mis ta tahab. Aga sa palud talle seda, mida ta vajab. Jumal teab, mida me tegelikult vajame. Meie sageli oleme rikutud tahtmistega ja loomusega ja me teeme valesi asju ja soovime ja me kingime ja saegel mõtleme, mis see inimene tahab. Ja siis me kingime seda ja siis tuleb välja, ta ei tahtagi seda. Sageli tuleb see välja abielus, et mees tahab naiselt ühte asja, aga talle see ei meeldigi või vastupidi, et ootab mehelt midagi ja ta ei vastagi tema soovidele, et nagu lahku elamine käib. Et inimesed ei tea, mida nad tahavad. Et sellepärast ongi vaja palvetada ja küsida. Mitte ainult inimestelt, ka inimestel on vaja küsida, kui sa tahad kedagi teenida, aga sul on vaja küsida eelkõige Jumala käest, mida ma selle inimese jaoks saan teha, mis tema jaoks parim on. Et see on tegelikult üks sihukene väljakutse. Meil on omane vaadata enda metsa otsust asju. Me mõtleme, mina tahan seda ja siis tema tahab ka seda, mida mina, et see on meie probleem. Et see ei ole see, mis on see Jumala sõnum. Et palvetamine tähendab mitte ainult ühe korra palvetamist, see tähendab püsivat Jumala ees seismist ja palumist ja otsimist ja küsimist ja koputamist. Et kui me räägime sellest nagu vaenlase armastamisest, ma arvan, et see ongi see point, kui vaenlastega tuleb tegemist, siis tuleb välja, mis meie südames on. Kas see Jumala sõna, kas see kristlus, kas see, kas sa oled tegelikult päästetud.
või kas sa ütleme, et armastad Jumalat, kas siis tuleb see päriselt esile tegelikult, et ütleme, kõige paremini tuli esile see probleem kadunud poja ja puhul, kui see vanem poeg oli venna peale pahane, raiskas kõik varanduse ära ja nüüd tuleb tagasi ja siin nii-öelda nagu sa saad aru, et vanema venna südames oli pahameel. Kuigi Jumala sõna ütleb, et tee oma ligimisel, mida sa tahad, sulle tehtaks, et selle vanem vend elas Jumala sõna järgi. Ta esindab nii-öelda kristlust või siis neid, kes elavad Jumala meelepäraselt. Ja siis see vanem poeg oli nii-öelda pagan, kes elas laia elu ja raiskas ohjeldamatut elu. Et sa näed, et selline konflikt tekib. Üks lihtsalt raiskab, rikub kõik ära ja siis tuleb see teine ja mina pean siis nagu venda nagu siis nagu teemal head tegema. Et selline konflikt tekkis. Selle vanema venna südames tekkis konflikt. Ma ei taha sellist venda nagu armastada. Ma ei taha talle seda, mis mulle on. Et selline asi tuleb esile. Just niimoodi, kui sa näed sellised keerulisi olukordasi. Aga just selleks ongi vaja paluda, et Jumal sekkuks. Me teame, et Jeesus, tähendab Jumal isa selles loos, see isa esindas Jumalat, kes ütles, et su vend oli kadunud. Ta on nüüd leitud, ta on elus, et ta nagu selgitas oma vanemale vennale. Ta ütles, et sina oled alati minu juures, sa oled kogu aeg minu juures olnud, aga nüüd on tarvis rõõmutseda, sest ta oli surnud. Ta pidi selgitama, et Jumala riik on natuke teistsugune kui sinu tunded või sinu arusaamised. Jumala riik on selline, et sa paned ennast selle noorema poja seisusesse. Jumala riik on see, et sa samastud temaga, et oled nagu kadunud. Oled nagu tema olid kadunud. Et sa saad aru, et sa oled, ma ei tea, mida see tähendab, kadunud olemine, see on ikka tegelikult kohutav. Kohutav tunne, kui sa oled kadunud, sa ei oska ennast aidata, sa ei tea, mis teha. Et keegi peab sind leidma, sind aitama nagu. Ja see ongi nagu see raske teema sellega, et kadunud olemine on, inimesed masendusse ja paanikasse sageli, kui keegi metsa läheb, siis sa oled nagu väga abitus olukorras. Et ma olen ühe korra lapsepõlves olnud niimoodi, et me olime tegelikult mitmekesi seal metsas ja siis ühel hetkel vanaema ütles, et me olime kadunud. Ise elab maal metsas kogu aeg ja ehk siis ära oma metsas või ma ei tea, kas ta ei olnud tema metsa, aga igastahes ma olen pettunud, et kuidas oma metsas või no sa oled maainimene, sa peaksid jagama seda asja. Sattusin paanikasse, aga õnneks oli meil koer Muki, kes otsustas, vaatas, et inimesed siin nagu nääklevad oma vahel, et tülitsevad, et mis ma lähen, kas minema ja me läksime Muki järgi ja jõudsime koju. Aga vaata, kui hea sul keegi on olemas, et kes juhatab sind, aga mul oli paanika hirm, ma olin väike laps ja ma mõtlesin, kuidas sureme ära siin metsas, et kuidas me välja saame, et täiskõnud inimesed ei oska aidata, kuidas sest jamast välja tulla, aga see on selline hirm või selline kadunud tunne on see kohutav tegelikult ja sageli me oleme sellised. Me mõnikord ei märka seda. See on üks probleem, et me ei märka seda. Ja miks Jeesus ütles, et sa peaksid oma vaenlasi armastama? Sest ta ütleb Matteuse evangeeliumis 5. peatükk 48, et teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Et Jumal tahab, et me oleksime täiuslikud. Me teame, et me ei ole täiuslikud. Me ei saa siin maa peal olema mitte kunagi täiuslikud. Et see paraku nii on, aga see ei tähenda, et ta sõnad tagasi võtab. Tema ootus on, et sa suunduksid selle poole, et sa oma nii-öelda mõttemaailma korrigeeriksid ja muudaksid ümber. Et sa korrigeeriksid enda senist arusaamist. Et sa püüdleksid selle täiuslikkuse poole, sest taevariigis ei ole puudulikke inimesi, seal ei ole haigeid inimesi, seal ei ole mis iganes inimesi, vaenlasi, seal ei ole vaenlasi. Et seal on kõik täiuslikud ja Jumal tahab, et sa siin maa peal püüdeksid selle poole.
et see on siht, millele peaksid, ja me teame, et ega meil ei õnnestu see, meil on vaja selleks Jumala abi. Meil on vaja, et Jeesus päästaks mind ja tal on vaja, et sa seda nagu tahaksid ja paluksid ja otsiksid. Et sul peaks sageli, ega inimene niisama ei viitsi paluda, ega ta ei viitsi otsida. Kui sul on ikka mugav elu, ega sa ei viitsi midagi teha. Aga see palumise efektiivsus tekib siis, kui sul on jama, siis, kui sul on vaenlased, siis, kui sa oled kadunud, siis, kui sa oled pattu teinud. Sa hakkad paluma siis, kui sul on tõsine jama. Ma arvan, et siis hakkab inimene tõsisemalt asju võtma. Tegelikult Jumal tahabki, et inimene hakkaks tõsiselt võtma, siis paraku sellepärast ongi siin ilmast mõnikord meil probleemid. Ta ei võtagi need ära mõnikord, vaid ta tahab, et sa hakkaksid palvetama ja tõsiselt tegema neid eespalveid Jumala ees, enda pärast, teiste pärast. Sest Jumal ei anna nii, nagu maailm annab. Jeesus ütleb, et mina ei anna teile nii, nagu maailm annab. See maailm, mida see maailm annab? See annab lihaimu järgi. See annab seda, mida sinu liha tahab. Sinu liha tahab palju raha, palju turvalisust, kõike enda himude rahuldamiseks. See maailm, ja ta annab sulle seda. Tal on seda anda ja seda tal on ka pakkuda. Aga Jeesus, mina ei anna sulle teile nii. Tema annab meile seda, mis sulle toob tõelise rahu sulle. Ma loen võib-olla ühe koha, mis eelmine koosolekul mainiti või loeti. Ma loeks seda ka. Sest see toob tegelikult esile selle mõtte, miks Jeesus seda ütles. Et sa pead armastama ligimest nii nagu ise ennast. Või tee oma ligimesele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Ja see eelnes just sellele, mida Jeesus rääkis. Ja see on siis Matteuse evangeeliumis 7. peatükist. Salm 3 ütleb niimoodi, aga miks sa näed pindu oma venna silmas? Palki iseenese silmas ei märka. Et inimene näeb, me näeme teiste vigu paraku, aga palki me ei märka. Või kuidas sa võid oma vennal öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja näe, sul endal on silmas palk. Et ma võtsin ka instrumendid kaasa siin, et puust selgeks teha sulle. See on ühe silma jaoks. Nii. See on ühe silma jaoks. No nüüd sa saate aru, mis tähendab, kui on palk silmas. Näete nüüd? Sellise probleemiga muideks me seisame silmitsi. Ma ei tea, kas sa oled sellisest palgist lahti saanud oma elus? See tundub naljakas, Jeesus rääkis sellest. Aga mõtle, kui sul oleks tähendab, Jumal näeb, et sulle on palk silmas. Selline kobakas. Ja siis ta ütleb veel niimoodi sihukest juttu, et palki iseenese silmas sa ei märka. Me näeme pindusi, on ju, teiste silmades. Sul on see viga oma abikaasas, eks näed. Mida lähemal sa kedagi tunned, seda rohkem sa hakkad vigu nägema. Algul sa oled armunud, sa ei näe midagi. Siis on sul ka palk silmas. Aga see on väga meeldiv palk. Aga vaata, kui sa oled, hakkad elama mõnda aega inimesega, siis hakkad nägema tal need siuksed puudused. Oi, kui raske on sellisega elada. Aga sa ei märka enda silmas sellist kobakat. Ja ma ütlen, aga kui sul on selline asi, ega sa ei saa, mina näiteks, ma ei näe isegi rõngaid ei näe siit. Ma ei näe, muidugi teie vigu ma näen, aga sa ei saa näha, sul ei ole võimalik näha.
Ja seesama Jeesus ütles niimoodi, et sa silmakiretseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja. Ma tahaks teada, kuidas sa võtad siukse asja silmast välja. No, mõtle nüüd loogiliselt. Et ma arvan, et ega Jeesus ta nagu nii-öelda viskas nagu nalja või sa ei saagi võtta välja sellist asja. Sa ei saa võtta välja enda silmast siukest asja. Mul on ühe korra olnud, ma olin pisike kivipuru läks silma töö juures ja ma olin mingi kuskil 70 kilomeetrit kodust eemal. Tegin tööd üksinda ja siis õhtu lõpus läks pisike kivipuru läks silma. No isegi seda ei olnud võimalik näha, see oli täielik õudus. Igastahes see oli niimoodi väike puru, aga pole midagi, hakkas meeletult valutama ja ma pidin hakkama sõitma kodu poole. Ja vaata, kui sul silm nii valutas, sa ei saanud isegi vaadata, mu teine silm hakkas ka miskipärast kogu aeg jooksis seda vett, eks. Igal juhul see oli üks kannatuste rada, et koju jõuda. Ja siis ma mõtlesin, et see on väike puru, mis midagi, pole midagi, et läheb ise välja, küllap ta läheb välja, ei läinud ta midagi välja. Hakkas varutama, terve öö valutas, terve öö oli üks õudus, pisike pole olemaski ühte, seda ei näegi. Ma palusin abigas vaata, võtta välja kuidagi või tegele sellega. Sul ei ole mitte midagi siis. Sul ei olnud, ta ei näinud, et mul kivipuru oli seal. Ja siis, aga see oli niuke meeletu valu ja siis igal juhul ma sain aru, et keegi tutta ütles, et sul ei ole isegi mõte demosse minna, nad ei tegele su silma probleemidega. Et soovitati kohe minna sinna Tallinnasse või siis Tartusse. Ütleme, nemad ei tegele niisugust peene teema asjaga. Igal juhul oli üks tuttav viis meid siis sinna Tallinnasse ja see spetsialist, tema, need silmaarstid, nad nägid, et ma ei tea, kas on nii, et silmaarstidega vist ikka, kes on seal, tähendab, EMO-s ei tegeleta silmaprobleemidega. Ei tegeleta. Pole mõtet minna, saad sa aru, sa lähed, sul on probleem ja EMO-sse minna ei ole mõtet. Nad mine ära siit. Sul on suur probleem ja ma ei tea, kas teil päästeteenistuses on instrumenti, millega sellist asja välja võtta silmast. Ei ole. Et inimesed ei saa sind aidata, sa ei saa ise ennast ka aidata. Sa ei saa aidata. Et sul on probleem ja keegi ei aita sind. Ja Jeesus ütleb, võta välja see, aga sa ei saa võtta välja. Sul on vaja Jumala abi selleks, et see palk välja saada. Selleks on vaja Jumalat, et palgist lahti saada. Ja ma olin seal haiglas, nad tegid selle mõne sekundiga, võtsid selle ära. Ütlesid, aga me ei näinudki, et seda puru on, et see oli nii pisikene ja nad olid spetsialistid, et kes oskavad selle, sul oli vaja teise kellegi abi, kes aitaks. Et ei saa tavalised inimesed ei saa aidata ja samuti muidugi silmaspetsialistid ei saa sellega ka aidata, kui see sul silmas on, et sul on see probleem on päris tõsine, see on vaimne probleem. See on see, et sa ei suuda näha oma ligimest, nii nagu sa peaks nägema. Sa näed läbi palgi, sa näed teiste vigu, eks, aga Jumal tahab, et sa näeksid nii nagu Jumal näeb. Ta tahab, et sa näeksid ise ennast. Et sul on siuke asi, kui sa pole näinud kunagi sellist asja oma elus, sa ei saa aidata oma ligimest. Mina olen pannud tähele, mul on ka palk silmas, see on Sigmari palk. Seda ma kellelegi ei anna, see on teil on oma palk, kindlasti väiksem, umbes selline, aga mul on selline. Ma võitlen ja maadlen sellega terve oma elu tõenäoliselt. Ma olen ka palunud, et Jumal võtta see ära, nagu Paulus. Tal oli vai, tal oli umbes selline vai, eks, ihus. Palus 3 korda ei võetud ära. Ta ütleb, et minu armust sulle piisab. Minu armust sulle piisab. Ja ma võiks ka paluda teatud asju. Et võtta see jama ära mult. Ma ei taha, sellise vastik elu on. Ma näen valesti võibolla ja samuti ütles Jeesus, et kuidas saab üks teist pimedat talutada. Mõlemad kukuvad auku ja. Mõlemad. Ja kuidas sina saad teist aidata, kui sul enda palk silmas on? Kuidas sa saad nõu anda inimesele? Aga me oleme siuksed targutajad, me ütleme, et ma tõmban sult pinnu välja silmast. Ma ise tõmban, ma tean, kuidas aidata. Aga ise sa seda ei näe. Aga ta siis ütles niimoodi, et
sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ehk siis, et meil on maja, me oleme vaimses mõttes täiesti pimedad. Me ei näe nii, nagu peaks nägema ja kui sa saad aru, mul on vaja abi. Jeesus, vaata, ma ei saa oma abielu asjadega hakkama, ma ei saa oma vaenlasega hakkama, ma vihkan teda. Ma ei saa selle venna või õega hakkama, ma ei suuda sellise inimesega koos olla või mis iganes sul on, sul tuleb väljakutseid elus. Ja Jumal ei võta ära seda. Ta ei võta seda sõelumist ära, seda saatanat ei võta ära, ei võta seda palki ka, ma ütleks ära mõnikord. On asju, mida ta võtab ära, aga on asju, mida ta ei võta ära. Ja selleks, et sa saaksid aru, et sa vajad Jumala abi, et sa ei hakkaks lootma inimeste peale, et sa ei hakkaks elama ainult mingis nagu 5 senti maast õhus ringi, vaimus käid, oled vaba täiesti, aga tegelikult sa ei ole, siin maa peal on sul palju väljakutseid, sul on palke, millega maadelda ja sul on vaja mõista, et sa elad Jumala armust, sul on vaja Jumala armu. Sa ei saa omast jõust, sa ei saa ja seda on vaja terve elu. Ma mõtlen, mida vanemaks läheb, seda hullemaks võib-olla need keerulised olukorrad lähevad, seda rohkem ma vajan Jumala armu. Ja Paulus sai aru sellest, ta lõpetas selle palvetamise ära. Ta saab aru, et ma olen pime. Mul on vaja, et sa mind nägijaks teeks. Ma tahan, et sa mind talutaksid. Vaata, see ongi eesmärk, et Jumal tahab sind ise talutada. Sa oled pime. Ta ei tahagi sind nägijaks teha. Ta tahab, et sa oleksid Jumala poolt juhitav. Et ta tahab sind juhtida. Aga sa juhtida saab siis, kui sa oled vajad abi. Kui sa oled, ma saan ise hakkama, ma näen paremini kui sina, Jumal. Siis sa ei palu abi. Siis sa hakkad targutama, Jumal, ma tean, kuidas paremini teha. See, mis sina teed, see ei ole hea asi. Mina teen paremini, kuidas peab asju lahendama, kuidas selle vaenlasega, see tuleb kätte maksta lihtsalt. See on see, mida inimesed teevad. Ma võtan selle ära, võib-olla see liiga häirib teid siin. Nii, aga igal juhul, et meil on vaja sellega tegeleda, et mõista seda ja meil on vaja, et Jumal aitaks meid ja me tahaksime, paluksime abi talt. Et nagu saad aru, et sellest ei saa ise lahti, selleks on vaja Jumala abi. Ja me vajame, et me relvastuksime Kristuse meelsusega. Et me näeksime asju nii, nagu Jumal näeb. Et me mõistaksime, et me hakkaksime otsima. Vaata, kui sa oled kaotanud midagi väga olulist ära, võtmed näiteks kaotad ära või sa ei saa koju või ei saa autot käima või sa, mis on olulised asjad, rahakotti unustad, lähed poodi ja rahakotti polegi. Siis sa hakkad otsima seda või oled sa üldse midagi ära kaotanud, PIN-koodid või mis iganes. Hakkad otsima, sa oled hädas, sa hakkad aktiivselt midagi tegema ja selle sama aktiivsusega, otsimisega oma ligimest. Tee oma ligimest seda, mis sa tahad, et sulle tehtaks. Tee sellele, kes võib-olla sul on raske hakkama saada. Otsi Jumala abi. Otsi, et kuidas sellele probleemi lahendust leida. Et kui sina otsid, siis kuigi võib-olla on palk silmas. Jumal saab sind talutada kui pimedat, aga ta talutab ja juhatab sind õigele teele. Ja siis sa saad aru, kuidas sa oled olnud juhitud. Sa saad aru, mul on Jumala arm. Jumala arm on minuga, kes mind aitab ja juhatab. Ja seda armu on vaja tundma õppida. Sellepärast sageli Jumal ei võtnud seda vaia Pauluselt ära. Ei võta ka meilt mõnda asja ära. Et sul oleks nälg selle armu järgi. Ja ma saan aru, et see on kannatusi täis elu, et see on ebameeldiv, aga Jumal kasutab seda kannatust selleks, et sa saaksid patust lahti, et sa hakkaksid paluma, et sa hakkaksid otsima, et sa saaksid Kristuse sarnaseks. Jumala eesmärk, et sa saaksid Kristuse sarnaseks. Ja ma nüüd lõpetuseks ütlen ühe kirjakoha, mida Taavet salmist laulus palvetab.
Salm 18:29. Sest sina süütad mu lambi, issand mu Jumal, valgustab mu pimedust. Ma loen ühe korra veel. Sest sina süütad mu lambi, issand mu Jumal, valgustab mu pimedust. Kui sul on pime olla, aeg-ajalt meil on. Meil on raske mõne inimesega olla, meil on raske iseendaga mõnikord. Siis sina, Jumal, valgusta minu pimedust, sina teed mu silmad lahti. See, mida Paulus, kui ta kutsuti, siis ta oli ju pime ju 3 päeva. Ja siis tuli, et ma olen siin kutsunud, et sa tuleksid, et teeksid, et avada inimeste silmi. Ja Jumal on see, kes saab avada inimeste silmi. Kõikidel inimestel on oma palk silmas. Sa võib-olla tõesti oled väga selline malbe, kena inimene, sa ei ole sellist hukka süüdistava suhtumisega, nagu seal piiblis oli kirjas. Aga sul on mingi teine palk, mingisugune teine vai, mis sind häirib. Aga sa selle asjaga käi ole Jumala ees ja koge Jumala armu. Ja kui sa oled saada armu, siis nagu see Jeesus ütles, kui sa oled, mis ta ütles, mul on kohe, et ma hakkaksin oma peast ütlema. Ta ütles niimoodi, et aga kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Ükskord pöördud. Ehk siis Jumal teadis, et ta salgab. Jumal teadis, et ta mõtles, et ta salgas oma päästja Jeesuse. Ja mõtle, ta ei isegi kaitsenud Peetrust. Ta laskis tal salata teda, laskis tal teha valesid valikuid. Aga kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Et see Jumala eesmärk on, et kui sa lähed mingit asjadest läbi, siis see eesmärk ongi, et sa kinnitaksid neid, kes teistel on samasugused võitlused. Nagu sinu, natuke teistmoodi, aga neil on vaja abi. Jumal tahab, et sa läheksid läbi, mitte et sa ei elaks nagu õllu kuskil vabaduses, nagu kosmonaut, vaid et sa läheksid läbi olukordadest koos Jumalaga ja siis sa sellel teekonnal koged juurt Jumala armu. Ja siis vaatad, et see sõber küll kogu aeg kaasas sõelub mind aeg-ajalt, aga selle teekonnal sa koged suurt armu ja siis hakkad sa nägema asju, mida Jumal tahab sul näidata. Meil eesmärk ongi näha mitte oma silmadega, mitte omast tarkusest, mitte saada oma tahtmist, vaid et seda, mida Jumal tahab meile anda, mida ta meile valmis juba pannud ja ta ootab, et inimesed paluksid ja teeksid seda tõsiselt. Mõtlen, kui sul on jama, siis sa teed tõsiseid palveid. Ei tee lihtsalt liturgilisi välja õpitud, pähe õpitud palveid, vaid siis sa tõesti palvetad asju, mis on südamest. Ja Jumala meeldib südamest tulnud asju. Ja selle taga on vägi, mis muudab olukordasi. Kui sa teed südamest, siis selle taga tuleb Jumala vägi. Ja ta tahab seda väge ilmutada inimestele, ilmutada sulle. Et see oli minu sõnum täna, aga palvetame. Kallis taeva Isa, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel ja ma tänan sind. Isa, ma tänan selle sõnumi eest, mis sa mulle südamesse panid ja ma palun, et sa kõnetaksid igat üht. Isa, kui küllap igal ühel on oma palk silmis või kuskil mujal, võib-olla tervises, võib-olla mõttemaailmas, võib-olla mingid kiusatused, võib-olla mingi patmist, millega ta maadleb terve oma asjadega. Isa, sina näed seda olukorda. Isa, ma tean, et sinu armust piisab meile. Sinu armust piisab, aga me palume sult abi. Isa, me näeme, et meil on mõned asjad, mis meid segavad ja häirivad ja mis takistavad, mis tegelikult juhatavad meid sinust eemale, aga ma palun, et aita meid. Hoia meist kinni. Sina oled tõotanud, et meie usk ära ei lõpeks. Sa palvetad meie eest, et meie usk ära ei lõpeks. Ja Jumal, sa oled öelnud, et tee oma ligimisel seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Siis Jumal, see on üks väljakutse, mis meile on antud. Kui me seda teeme, siis tuleb sinu au, siis tuleb sinu arm. Ja kui me saame seda sinuga koos teha, siis inimesed kogeda, et Jumal on meie elus. Nad näevad mitte neid sõnu, vaid neid tegusid. Sest teod kõnelevad rohkem kui sõnad. Nagu on öeldud, et üks tegu räägib rohkem kui 1000 sõna. Isa, me tahame näha neid tegusid. Ja et see ei ole lihtsalt mitte inimeste soovide täitmine nagu jõuluvana puhul, vaid et see, et me anname seda edasi inimeste, mida nad tegelikult vajavad, mida nad isegi ei mõista sageli.
Et ma tänan, et sina oled selline üllatuste Jumal. Sa annad meile rohkem, kui me oskame paluda või tahta isegi. Jumal, palun, et igaüks saaks selle kätte, mida sina oled tema jaoks valmis pannud. Seda rohkemat. Ta saaks selle kätte. Saaks selle Jeesuse nimel ja Jumala armu läbi kätte. Ja usus. Jumal, aita neid, kellel usk on kahtlema löönud, kes kardavad või on selline kahtlus. Palun aita nende uskmatust. Kinnita nende vendi, Isand. Neid vendi Jeesuse nimel. Isa, ma palun õnnistust igale ühele ja sinu suurt armu igale ühele. Amen.